Parimat tervist sulle, armas Valguse kanali vaataja ja kuulaja. Mina olen Kaia-Liisa Reinut ja soovin sulle tere tulemast Valguse kanalile, nagu alati. Täna on selline meeldetuletus, kust me oleme läbi tulnud. Nimelt ma räägin jälle natukene teistmoodi teiega igaks juhuks. Nimelt see pluss see on olnud inimkonna massiline koordineeritud hävitamise katse ja see on ebaõnnestunud. Tänu Jumalale. Või kõrgematele jõududele või allikale või ükskõik, kuidas sa tahad seda nimetada. Mul on ükskõik, kuidas sa nimetad. Aga õnneks on see, et meil ei ole võimalik naasta selle juurde tagasi, kus me läbi tulime. Seda ei ole võimalik lihtsalt uuesti teha, ei kellegil. Ja kaasa arvatud selle juurde, kus inimesi sunniti tegema midagi, mida hing tegelikult karjus selle vastu. Hea uudis on see, et kõik vastumeetmed on ammu paigas, läbi tehtud, lõpetatud ja nii halb, kui see plaan ka tol ajal ei tundunud, on nende, oli nende, mitte ei ole praegu, vaid oli nende plaan palju hullem, aga me ei ole sellel ajaliinil enam. Me oleme uuel ajaliinil, mis toob paljudele tavalistele inimestele, kes siiani ei ole veel olnud kursis asjadega, väga raske ärkamise. Kõige paremas mõttes. Inimesed mõistavad lõpuks, et meid on nii-öelda kasvatatud nagu karja. Meid on kasutatud sellises nii-öelda karja, justkui nagu põllumajanduses. Meid on indoktrineeritud, koristatud, saagiks võetud ja kannibaliseeritud alates selle viimase versiooni, selle moodsa ühiskonna viimase versiooni algusest. Ja maa kui inimkonna vangilaager vabastatakse õnneks. Ja suure tõenäosusega see võib veel muutuda mingil hetkel kaootiliseks. Aga hea uudis on see, et valgusjõud aitavad inimkonda. Nad on hävitanud selle vana kaardiväe ja 1000% kindel on see, et valgusjõud võidab. Ta on seda teinud alati. Seega need meeleheitlikud ajad on nõudnud meeleheitlikke meetmeid. Ja nii-öelda see vana kaardivägi on loomulikult teinud kõik, et hävitada meie elukoht ja inimkond ja tekitada inimestele nii palju kahju kui vähegi võimalik, nii palju kannatusi kui vähegi võimalik ja ka loomulikult meid hävitada. Aga need, kes on vähegi olnud teadlikud, need, kes on vähegi olnud selles ärkamises kaugemal teistest ees siiani, suudavad kõiki teisi edaspidi õnneks ohust eemale hoida. Need, kes on ärkvel, suudavad teisi aidata ja toetada selles suures ärkamise muutuse protsessis. Ja sellepärast on vaja, et igaüks oleks enda väes, tegeleks endaga igal hetkel, teadlikult, igal hommikul teeks erinevaid sellise keskendumise ja enesesse vaatamise ja nii-öelda keskmesse saamise praktikaid. Me oleme nendest rääkinud Valguse kanalil väga-väga palju nende aastate jooksul. Ja olenemata sellest, et neid on palju siit maha võetud, on endiselt õnneks minul kõik need asjad alles. Ja need ei kao kuhugi ja vajadusel ma saan neid uuesti üles panna erinevatesse kohtadesse. Nii et ärgem heitked meelt,
jäägem enda keskmesse, oma väesse võimalikult kõrge sageduse juurde ja nii ei ole võimalik. Nii me oleme alati selles kohas, kus me peame olema ja teel sinna, kuhu me peame jõudma. Kohtumiseni.